Tere, meie oleme Melanie ja Liise ning uurisime oma lõputöö raames Eesti põhikooli astme õpilaste teadlikkust jätkusuutlikust rõivaste tarbimisest. Kuna laste ja noorte maailmavaadet kujundab paljuski üldhariduskoolide programm, on seetõttu just kool õige koht, kus neid teemasid käsitleda. Töös tutvusime Eesti haridussüsteemiga ja uurisime, mil määral on hetkel kooliprogrammides rõiva ja tekstiili valdkonna teemasid käsitletud. Olukord haridussüsteemis ei taga meie meelest piisavalt rõiva valdkonna teemade teadlikkuse kasvu ning usume, et seda olukorda oleks vaja parandada. Uuringus osalesid Eesti eri maakondade 5.–9. klasside põhikooli õpilased ja õpetajad. Kokku valimiks oli 629 vastajat. Õpilaste vastustest selgus, et neil on suur huvi rõiva valdkonna ning tekstiili ringmajanduse ning jäätmete käitluse teemade vastu. Ka pedagoogid pidasid antud teemat väga oluliseks. Oma töös uurisime ka õpilaste teadlikkust rõiva ja moetööstuse teemade kohta ning kahjuks jõudsime järeldusele, et see on madal. Ka paljud õpilased, kellele on räägitud rõivaste teemadel, ei osanud küsimustele vastata. Kõige laiemad on õpilaste teadmised taaskasutuse teemal ja seda ilmselt seetõttu, et see on praegu koolis ainuke teema, millest räägitakse. Õpetajad on peamiselt rääkinud ainult taaskasutusest, kuna materjalid valdkonna teemadel üldiselt puuduvad. Praegu käsitlevad seda teemat peamiselt käsitööõpetajad ja neil on taaskasutuse teemad kõige lihtsam enda tundidesse põimida. Et tulevikus õppetööd paremini korraldada, vajaksid õpetajad teooriamaterjale, videoid ning esitlusi. Töös uurisime ka õpilaste ootuseid antud tundide sisule. Õpilaste ootused olid väga sarnased ning populaarsed vastused eristusid selgelt. Nendeks olid videode ja filmide vaatamine, slaidide vaatamine, mängimine ning arutelude läbiviimine. Populaarseteks vastusteks oli ka külalisõpetajad ning väljasõidud. Praegused materjalid on keskendunud peamiselt Aasiamaade probleemidele ning moetööstuse pahupooltele. Oma loodavasse õppeprogrammi Säästev versus saastav mood soovime teiste riikide näiteid sisse jätta, kuna enamus meie müügil olevatest rõivastest on toodetud just nendes riikides. Siiski soovime õppeprogrammi kohandada vastavalt Eesti tekstiilisektorile ja arendada just ka tekstiilisektori säästvat poolt, kuna usume, et tarbimisharjumuste muutmine algab probleemi teadvustamisest. Õppeprogrammi eesmärk on õpilastele näidata, kuidas toodet juba tootmisfaasis jätkusuutlikult toota, milline olukord on Eesti ja Euroopa tekstiilisektoris ning milliseid alternatiive saab noor valida, et teha jätkusuutlikuid valikuid. Tulevases õppeprogrammis soovime jagada õpilased 2 gruppi. Esimeses grupis on 5.–6. klassi õpilased, kellele räägime rohkem taaskasutusest ning kuhu nad saavad viia oma vanad ning puhtad rõivad. Sellised konteinerid on näiteks Humanal, Uuskasutuskeskusel ja Riidepunktil. Teine grupp on 7.–9. klasside õpilased, kellele saaksime õpetada, kuidas jätkusuutlikult rõivaid toota. Oleme pannud kokku ka mõned mängud, nagu näiteks jätkusuutliku rõiva tarbimise bingo, fotojaht, säästev klõps ning luulevõistlus. Selleks, et eeluuringus saadud tulemusi ka praktikasse rakendada, soovime teha koostööd õpetajatega ja kokku panna programmi Säästev versus saastav mood, mida saavad kõik soovijad kasutada. Sealjuures ootame kõiki huvilisi koostööle, et suunata noori tegemaks jätkusuutlikuid valikuid.